et kitsel on see aasta see, et see tule kolmnurga aktiveerumine, kus on koer, tiiger ja hobune, selle aktiveerumine tulihobuse aastal, siis see toob nagu sisse talle niisugust emotsionaalset pinget. Ja ta ei saa aru, mis toimub, ta nagu on niisugune sees, ta on nagu rahutu, sisemiselt on nagu närviline, tahaks natukene vinguda, sest kitsele on natuke niisugune murelik alatoon juba pandud algselt sisse. Ja see nagu tuleb siis kergemini välja, et maailm nõuab kiirust ja selgust, aga kits on ikka tundlik, tahab tunnetada, tahab vaadata lille, tajuda lõhna, tajuda selle välimuse ilu ja võlu ja nautida seda, aga tal ei ole nagu aega. ta peab olema kiirem, otsusekindlam, konkreetsem, mustvalgem ja see käib tema loovusega nagu vastupidiselt. aasta on nagu kitse jaoks liiga lärmakas, kiire ja nõudlik kindlasti ka. et ma pean alati olema ideaalne, alati olema korras, alati olema valmis, et see mulle ei meeldi. nii et jah, et seda ärevust, sotsiaalset suhtlemisest tingitud väsimust, ka läbi interneti on sotsiaalne suhtlemine, on ju, tunded, kõik see, mis on ilus ja pehme, on nagu keelatud, vaid niisugused tunded, mis nagu tekivad siis sellele kitsele sel aastal. nii et temal on see oht, on jah, see aasta emotsionaalne ülekoormus ja seeläbi ka enese alahindamine, see, millest mina varem väga palju lugu pidasin, et see äkki olegi enam in. aga sina ise ütled endale, mis on sinu jaoks oluline ja mis on ka selle aasta linn, mitte ütle seda hobune ega lõuna kolmnurk, see on kindel. kitsel tasub luua enda jaoks turvaline ruum. see ruum võib olla tema mitte ainult ruum kui hoone, vaid ka see tunne, et ma olen päevas kindel rütm, mul on päevas kindel rutiin, päevakava, ma iga päev täidan seda, see ongi minu jaoks minu turvaruum. kui ma neid asju iga päev täidan, ma olen kindel, tasakaalus ja tunnen ennast hästi. kuidas aastas hästi läbida? selleks vali teadlikult, kelle energias sa viibid, ehk siis kellega sa teed koos asju, kes on sinu lähedased sõbrad, kes on sinu koostööpartnerid, mis protsesse teed, et sa ei pea olema kõikide sõber. vali oma sõpru, vali oma koostöökaaslasi, vali oma nii-öelda ka liitlasi ja vaenlasi me valida ei saa, aga liitlasi saame ikkagi valida, on ju nii. sea endale emotsionaalsed piirid. et sa ei pea kõiki päästma, sa ei pea kõiki hoidma, sa ei pea kõike tunnetama. sa võid anda inimestele õnge, sa püüavad ise kala. on ju nii, et me muidu ennast koormame emotsionaalselt väga-väga üle oma pehmuse, oma tundlikkusega. loo endale rutiinid, naudi oma ilu jätkuvalt, kui see mulle meeldib. nii et ära lase sellel tulel peal tulla, et ma ei saa seda nautida, mina tahan seda teha, siis ma seda ka teen. ja kui sa pead elus nagu valima, kuidas teha või mida teha, siis võta ikka aluseks oma kvaliteedid ja oma väärtused, mitte tempo. ma tean, mul on väga tihti see olukord, et ma pean ära tegema, mul on see vaja ära teha. ka ööune ajast ma pean tegema, aga jube raske on öelda, et ma ei tee seda. aga kui see hakkab juba minema nii, et mul töö läheb kehvemaks või mõne tervis kaotab ära kvaliteedis, siis tuleb see kindlasti stopp öelda. see läheb väga kiiresti, läheb nagu allapoole. nii et see aasta kitse nagu paneb kitse proovile. kas ta suudab selles kiiruses, selles möllus, selles müras jääda iseenda väärtustele ja kvaliteetidele truuks? vaat nii. ja see toob edu siis nendele inimestele, nendele kitsedele, kes siis usuvad, et ka pehmed väärtused on suured väärtused, aga mitte alati siis minu arvelt, vaid igaüks ise saab luua neid pehmeid väärtusi ehk pehmed strateegiad. see on kitse mõte selleks aastaks.